Kutsuks ka teised väliskülalised lavale, et äkki on küsimusi kõigile kolmele, kõik kolmele lavale. Meil on mikrofoni üks rõdul, kaks äärtes. Ja Kuule, oli ikka Andres kuus. Üks on meil rõdul, kaks äärtes. Minul on küsimus Spraidile, et kas reklaam, mis praegu Eestile jookseb, kus on sõnad lendan teiega rajusse, kas see on adaptatsioon või kohalik väljamõeldis? See on kohalik väljamõeldis. Ma tahtsin öelda, noored enam nii räägi. Pole hullu midagi, see oli ühtegi. Aga see oli ka eelmine aasta. See oli eelmine aasta. Tegelikult ei räägi viisast, aga pole hullu midagi. Ja järgnes see Erika sina teed noortest. Täpselt. Nii, kas on saalist küsimusi? Ma teen vahepeal ka siis äkki sooja, ma küsin Kristi sinu käest, et jällegi oma kogemus, 9-aastane tüdruk barbisi ei osta, kodus ka just kui enam ei ole kõik ära kadunud, küll aga tarbib ta barbit kodulehel, tal on mingid mängud, sellest saab teha meiki ja panna riidesse. Kuidas te olete barbi online'is nagu rahaks teinud, et ma eriti ole näinud, et kuskil mul krediitkaardid küll mingit pappi jookseks vähemaks. Mis see strateegia seal on? See ongi see punkt, millest ma rääkisin, see on tundlik turundus lastele. Ehk siis väga palju asju ei ole võimalik rahaks muuta kohaselt online'is, kui on tegemist lastega. Küll aga jah, on võimalik kogu see gaming näiteks, on ju üks potentsiaalne, kust online'ist on võimalik edasi minna ja siis seda online'i väliselt rahaks teha. Ja teine asi on see, et kui mingil hetkel see vanusegrupp hakkab nüüd, kui ikkagi oleme nüüd ausalt päris suure turguga tegemist ja barbi varsti ei ole enam see bränd nii ehna, siis lansseerime midagi varsti ka juurde siia. Seega ma annan info edasi. Kas on saalist? Kui üles on minna Andres ka, siis on. Ja ma ei saa ühe küsimata jätta, et siin on hästi palju olnud juttu Exceli tabelitest, et see on turundaja põhiline tööriist. Kas te arvate, et kas reklaamiagentuurid peaks ka rohkem värbama tööle Exceli võimelisi inimesi, et need oleks nagu kuidagi läbirääkimistel veidike võrdsem tasand, et nad saaks juba lisaks sellistele headele lahedatele loovideedele tulla välja juba nagu sellise äriideega, et nii-öelda Exceli vastu. See on küsimus kõigile. Kujundada Excelist? Ma usun, et reklaamagentuurid hakkavad juba vaikselt kasutama ka, et see päris nii raketiteadus enam ei ole. Kuigi võiks ka koos arutleda erinevaid Exceleid vaadates, et kuidas nemad neid tulemusi näevad versus kuidas klient neid tulemusi näeb. Ma usun, et arenguruumi sellel veel on. Ma ütleks suhtkord konkreetselt, et minu arvates projektijuhid ja strateegid võiksid vaadata rohkem Exceli tabelitesse, samas loov võiks jääda eemale nendest Exceli tabelist. Las nad olla loovad ja siis on see strateegia ja projektijuhi. See on see tiimitöö, kuidas siis lõpuks jõudakse selle lahenduseni. Ma lisaks võib-olla nii palju, et see kliendihaldur, see kellega kogu diskussioon käib, et see peaks väga täpselt aru saama, mis firmas toimub ja mida need numbrid meile ütlevad, siis temaga peaks olema võimalik sellist dialoogi pidada sellel teemal. Et olen kogenud nii positiivseid ja negatiivseid selliseid partnereid, kellega saab sellest midagi rääkida, tuleb sellest midagi rääkida ja siis vaatavad neid slaide ja kuulavad ja ei teki mingit keskustelu. Ei tule küsimusi saalist. Seal. Mul on üks küsimus veel, ma olen selline saali Eesti, kui pean küsima, et konkreetselt, et Eesti reklaamiagentuurid ja muud agentuurid, kes meil siin on teenuste pakkuvad, et mida nad peaks tegema teistmoodi või rohkem, et nad saaksid nii-öelda suurema rolli rahvusvaheliste brändide regionaalsete kampaaniate puhul. Et me oleme siin terekast neid Poola tädisid väga palju vaadanud ja kõik räägivad, et me oskaks paremaid reklaame teha kui need Poola tädid. Miks ei võiks siis neid Eesti tädisid poolakatele näidata? Mida tuleks sellist teha, et see juhtuks, eks see üldse on võimalik? No ma võib-olla alustan siis.
Võiks networki sees nagu hästi aktiivne olla, et see ei ole mingi põhjus, miks tegelikult siin agentuur võiks olla edukas ja müüa oma ideid väljapoole. Ma just rääkisin enne vaheajal ühe vana tuttavaga Tõnuga agenreklaamist, et nad olid just seal McCanni sees sellised nagu cloud, ma ei tea, agency cloud süsteemi loonud, kus nagu iga agentuur sai panna oma panuse või pitchida nagu nii-öelda mingi idee peale. Minu arust see on fantastiline, et mõnikord tulevad head ideed just väikestest kohtadest, nii et ma ei tea, networking siis ilmselt. Ja lisada sulle siis mina olen see, kes selle cloudiga töötab. Nii et McCann Cloud on minu põhiline koostööpartner Spride'i turunduskampaaniatel. Toimub küll sellepärast, et tõesti siis ka võistlevad ju omavahel, ma ei tea, Rumeenia, Poola, Itaalia, Eesti, kõik on võrdsed kliendi ees, et keegi või ega seal ei ole ju kirjas, et see kampaania on tulnud Eestist või see on tulnud Poolast, on tulnud McCannilt. Selle tagapool oli ka küsimus. Rahvusvaheline kogemus, et mis riikide tarbijad on rohkem sarnane või erinevad? Kristi rääkis, et Saksa ema on keelkiiver ja Taani ema on liberaalsed, aga siis Mari ütles, et teistöölised on sarnased, aga kuskil on ikka mingid erinevused. Mis riigi tarbijad on nagu sarnased? Andres on ka hästi pikk kogemus kindlasti, avastanud mingisugused mossi tarbimises, mingis riigis on hästi mingi eripärane tulemus. Meil oli selline suur konfliktne arusaamine erinevate inimeste vahel, Inglismaa versus Saksamaa selline maailma nägemine, et sakslased on siis ratsionaalsed inimesed, tahavad teada fakte, eks ole, see Peter enne siin rääkis, et tegelikult emotsionaalne reklaam võidab ja loob parem Inglismaal, see on absoluutselt selgelt nii, et neile ei pea üldse midagi selgitama, et ütle, lased väga mõnusa emotsionaalse kampaania välja ja kõik usuvad seda, sakslased tahavad näha, et show me money või what's the proof, eks ole, ja neid nagu sellise väga osa jutuga ei veena. Ja see oli väga suur diskussioon, sest meil oli hästi palju britte, kes nagu seda turundust juhtisid ja nendel oli see, mis Peter rääkis, kõik oli väga selge, aga siis, kui nad Saksamaale tulid, siis seal istus tegevdirektor vastas, kes ütles, et ei usu hästi, et siin tuleb see mõõtmine tuleb väga kasuks, et kui faktid lauale panna, siis ei ole millegi peale nii-öelda vaide. Ma ütleksin võib-olla naljakamas vormis, et muidu on täpselt samamoodi seoses selle Saksamaa ja Inglismaaga, meil on sama võrdlus, aga küll tasub alati meeles pidada seda, mida me ise Baltikumist teame, et me ei taha ju väga naljalt ennast võrrelda, et lätlased, eestlased ja leedukad ja see diskussioon. Et sama on ka Põhjamaades näiteks, et kui muidu on kõik suhtkord sarnane, siis Rootsis ei ole meil lubatud kirjutada, et Barbi on tüdrukutele, sellepärast, et seal on väga palju poisse, kellel meeldib roosa ja kes ostavad Barbi ja wishlistis on Barbi väga kõrgel kohal poistel. Nii et on erinevused. Ega see ei ole ainult Rootsis, ma teile oli juhatajas, ta oli ka roosa sarg selles. Et kas meil on veel saalist küsimusi? Siin ees. 2 mikrofoni korra, kas teile on küsimus? Mul on küsimus, et kuidas te teete koostööd PR-iga, et kas teil on PR-agentuurid või on olemas oma inimesed tööl, et kas PR-inimene seal on kohalik, kes tunneb seda kohalikku keelt, et kuidas see käib? Kui ma võin vastan, PR-iga on selline lugu, et kes siis ikka paremini kohalikke olusid teab kui kohalik inimene, kes räägib seda keelt ja siin on hästi suur erinevus turundusorganisatsiooni ja PR-organisatsiooni vahel, kes meie ettevõttes koos töötavad, et turundus võib olla globaalne, võib siis eestlane teha kampaaniat Itaaliale, aga see PR peab olema kohalik, ehk siis mina kooskõlastan oma kampaaniaid ja lepin kokku, mis osa keegi teeb ja siiski itaallasega. See on hästi-hästi oluline. Meil on see ka jagatud, et kui on tegemist brändikommunikatsiooniga, mis on siis kogu Euroopale või kogu maailmale, siis teatud baas tuleb meieni ja siis meie vastavalt PR-agentuuridega loome selle kohaliku tausta. Kriisimanagement on veel ikka teine, see on seotud juba legaalsete aspektidega, see on alati kohalik. Kellega te koostööd teete? On nii oma inimesed, kui on PR-agentuurid. Näiteks, kui me võtame Baltikumi organisatsiooni, siis meie PR-juht on Eestis
ja teeb väga tihedat koostööd siis Läti ja Leedu agentuuriga, et siin tõesti väikeses riikides võib-olla peab natuke kokku mängima, aga samas see tähendab ka seda, et see inimene, kes vastutab mitme riigi eest, peab olema siis nii-öelda kodus kõikides küsimustes. Et niisama selle kriisi händlimisel kui siis brand PR-il, et kõik kohalikud olud peavad olema täiesti vesiselged. Jah, ma arvan, et suhteliselt täiesti tsentraliseeritud, et toimub ikkagi kohalikul tasemel see kampaaniate elluviimine, kuigi reklaam tehakse reeglina siiski vähestes kohtades, aga kui elluviimine, mis puudutab siis below the line või in-story või PR, siis see on kohalik tiitamine. Aitäh! Kas jõuame üksuse veel? Kui on? Aga julgelt, et sai ju välja lubatud, et suhelge väliseestlastega, küsige, saatke olid kontaktid, vastame. Nagu nad siis välja lubasid, see on kolmekesi, neid saab kasutada hüppelauana, et kõige teadmiseks. Et jõuame edasi välismaa kõik. Suur tänu! Aitäh!